No nii nähtud Eurovisiooni ja selle kokkutuleku näol oli ka tegemist ilmselt ühe väga hea üritusega, hea tegevusega. Ehkki öeldakse, et ükski heategu ei jää karistamata. Ometi alustasite 24. oli 24. Just, 24. juuli. Juuli alustasite ühe fotokonkursiga, mille ideeks või siis niisuguseks leitmotiiviks ongi see, et kuidagi moodi jäädvustada need heateod. Mismoodi see võimalik on? Kuidas te fotode peale kavatsete jäädvustada midagi sellist, kui keegi parasjagu kellelegi head teeb? No, fotokonkursi eesmärk on pöörata tähelepanu headusele, mis on siis inimestes endis ja mis on nende ümber. Et nad siis mõtleksidki selle peale, et mis on nende arust heategu, mis mitte ja vaataksid seda ka läbi fotokaamera. Ja see foto, mida me siis ootame, võikski olla selline, et kui inimene vaatab peale, et see tekitab talle rõõmu, tekitab positiivsed emotsioonid ja fotokonkurss on mõeldud kõigile, kes soovivad teistega siis rõõmu ja häid tegusid jagada. Kas siiamaani on mingisuguseid pilte juba toodud või saadetud ka? Hetkel veel ei ole, aga on küsitud, et mis siis täpsemalt võiks olla, et siinkohal me nagu piiranguid ei pane. Et me sooviksimegi inimestes näha siis seda loovust ja heatahtlikkust, et see ei pea olema midagi suurt. On vahel ka väiksed asjad, mis inimestele rõõmu tekitavad. Et kõige lihtsam viis head teha on öelda inimestele midagi head. Aga kuidas sa selle sinna pildi peale paned? Lihtsalt selle ilme kas või? No, ega foto ju tegelikult üks hea fotopilt ei pea olema mingisugune natüürmort, vaikelu või still life, ükskõik kuidas soovita. Vaid kui seal on alati mingisugune dünaamika olemus. Jah, see emotsioon on see, mida me üritame siis püüda. Et kui inimene ikka väga laialt naerab ja on õnnelik pildi peal, et see on nakkav. Saab vahet teha selle keep smiling on kohustuslikku ja tõepoolest südamest tulnud rõõmu vahel. Tulevad jah siirad ikkagi. Et see siiras emotsioon on see, mis me üritame püüda. Kui kaua see konkurss kestab? Kuni 24. augustini ootame pilte. Siis nädal aega on pildid internetis üleval, et saaks rahvalemmiku valida, et ka rahvas näeks, mida siis inimesed arvavad. Kuhu te need üles kavatsete panna, kui keevad Facebooki leheküljele. Jah, et siis saavad sealt inimesed vaadata ja seesama nädal aega, mis käib rahvalemmiku valimine, on ka žürii otsuse tegemine. Ja siis valitakse välja 3 pilti, mis on žürii meeles siis kõige sellised emotsioone tekitavamad ja need premeeritakse ka auhindadega. Kes seal žüriis istuvad? Või noh, seisavad on. Ma ei kujuta ette. Žürii liikmeteks olen siis mina, Arete Laeka poolt. Siis meil on Elika Hunt, fotograaf, kes teeb siis pulmafotosid, portreefotosid, ehk siis üritabki neid ilusaid, toredaid hetki pildile saada. Ja siis meil on toredad ja andekad noored fotograafid Teevi ja Teesi Seeman, kes on viinud läbi sellise suure projekti nagu One Moment, ehk üle kogu maailma pildistati täpselt samal ajal hetkel erinevaid tegevusi, et mis siis samal ajal maailmas toimus. Et ka selline põnev projekt oli neil nagu selja taga ja see oli neil nagu väga edukas. Kas teie MTÜ jaoks on tegemist mingisuguse hoopis tavareast välja mineva asjaga või oletegi teie jaoks on see täiesti normaalne? Me üritame heategevust väga mitme külje alt näidata, et meie põhitegevuseks on siis see, et me kogume ja sorteerime korralikke asju, teeme nendest abipakid ja saadame abivajajatele. Aga et inimesed ei arvaks, et heategevus on ainult kas asjade või raha äraandmine, et oleks ka selliseid teisi vaatenurki. Et ka lihtsad asjad teevad rõõmu. Kuidas teile tundub, kas inimesed on üldse altid kaasa tulema? No ma saan aru, kui kampaaniad ja kui saab ennast reklaamida ja kui eriti kui on mingisugused valimised tulemas või just äsja lõppenud või midagi taolist. Aga lihtsalt sellist inimlikust rõõmust kaasatundmisest, empaatiavõimist või ajendatuna, kui palju praegu osalevad üldse? Tegelikult on. Et meilt on ka toetuspood keskuses, kus on siis odavad asjad müügis, et need, kes ei saa kalli raha eest poest osta, saavad endale midagi meie toetuspoest võimaldada. Ja see on siis meil nagu Arete Laeka keskus, kuhu võib ka asju tuua. Kus see asub? See on Põhja-Tallinnas Madala tänaval. Ja praktiliselt iga päev astub meil ukses sisse inimesi, kes soovivad asju ära anda. Nad leiavad, et see ei ole nende jaoks vajalik, aga võib-olla kellegi teise jaoks on jälle. Kas nüüd on küsimus mingis tehnikas või rõivastuses? Põhiliselt riided jalanõud, aga me oleme tegelenud ka esmatarbekaupade ja kui vaja, siis ka mööbliga. No mööbli jaoks ilmselt vajate juba mingisuguseid suuremaid laopindu ja kõike seda. Pigem rohkem nagu vahendada, aga kui kellelgi üle jääb ja kellelgi puudu on, et on vajatud lastevoodeid näiteks suurematesse perekondadesse. Üritame väga mitmekülgselt seda asja ajada.
No ilmselt sügisel läheb jälle hooajaks, siis kui ilmad külmemaks lähevad, praegu on see rõivaste tarve ilmselt võrdlemisi väike. Et talvel oli jah, et oleks soe vaip toas, et ka neid küsiti, et oleme paindlikud, et me saame anda seda, mis meil nagu endale koguneb. Kas teie puhul on see ka ilmselt on see, ma ei usu, et selle tegevusega keegi ju jõukaks tahaks saada, et tegemist on ju ka sisuliselt ikkagi kasumit me sellega ei teeni. Et selles mõttes kõik ikkagi, mis tuleb, see kulub ära, et meil oleks see keskus, kus me saame siis tegutseda, kuhu inimesed saavad asju tuua ja transport. Et meil on küll keskus on ainult Tallinnas, aga me tegutseme üle Eesti, et ka Lõuna-Eesti inimesed kuskilt Virumaalt, kes soovivad abi või aidata, et me leiame alati mingi lahenduse. No vähemalt selles mõttes suurepärane nendele võimalus. Käiks selle aadressi veel korraks üle. Põhja-Tallinnas küll, aga kus koha peal? Madala 3, teisel korrusel. Meil on kenasti sildid ka üleval, et leiab üles. Ja kui ei leia, siis saab alati ühendust võtta, et telefon on meil sees ja võib helistada. No võt, nii palju siis heategevusest ja kallid sõbrad, kui teil on juhtumisi fotoaparaat kaasas või mingisugune muu telefoniga, praegu on ka, kõik ju teevad pilte igalt poolt. Miks mitte, mahub sinna äkki mõni pilt ka, kus mõni heategu kenasti ära on kujutatud.